Taas on käes kevad ja taas on sellega alanud ka noortekirjanduse kevad. Nüüdseks võib öelda, et see on juba traditsioon, sest eelmisel kevadel meil olid samasugused kohtumised. Mina olen Heli Künnapas, olen ka ise mitme noorteraamatu autor ja täna on siin koos minuga Maniakide tänav. Tere! Tervist! No sinu puhul me ei saa mööda sellest küsimusest, mida sa vist alati pead vastama, et Maniakide tänav sul ilmselt passis kirjas ei ole. Et mis lugu selle nimega siis on? Nimega on see lugu, et kunagi pidi see olema mu esimese jutukogu pealkiri. Aga seda jutukogu ei tulnud kuidagi. Ja siis ma mõtlesin, et mis ta seal ikka vedeleb. Et umbes teisest avaldatud jutust vist võtsin selle nagu pseudonüümine kasutusele. Ja kuna tundus selline, alustasin õudusjuttudega ja siis tundus see selline naljakas nimi, mis nagu läheb teemasse. Et ja siis ta jäigi, et vahepeal ma olen mingite üksikuid lugusid ka mõne teise nime all, teise pseudonüümi all avaldanud, siis see on nagu jäänud põhiliseks, et kas see on kuidagi ulmekirjanikele ka nagu rohkem kohane või et ulmekirjanikud on need, kes rohkem pseudonüüme kasutavad või ma praegu kuidagi üldistan liiga? Ma ei tea, aga ma arvan, et kasutavad kõik, aga nad kasutavad sellist tavalisi isikunimesi, et keegi ei saa arugi, et seal on mingi muu nimi. Aga see sai lihtsalt noorena armastad igast süüdnimesi naljakaid rohkem, siis ma olin punkar ka ja siis jäi. Ja kuna pooled raamat on nagunii juba selle nime all avaldunud, siis mõtlesin, et las ta siis läheb lõpuni välja, et mis siin ikka enam. Ja aga lähme nüüd natuke kirjandusest hoopis kaugemale, et räägi alustuseks üldse veidi endast, et millega sa veel tegeled ja võib-olla ka loomingust, et mida sa üldse kirjutanud oled ja kui palju näiteks? Tegelen kirjutamisega suures osas. Veidi saab tehtud ka Airsofti, larpi, lauataguseid rollimänge. Aga nüüd ei ole enam väga aega nendega nii palju tegeleda kui vanasti, et vanasti sai rohkem. Aga jah, ikka. Metsas mulle meeldib mütata, ükskõik kas siis mõõga või püssiga. Et loodus on hingelähedane. See larp on minu jaoks väga süke, ma kuulasin täna ühte su intervjuud ja larp oli minu jaoks täiesti uus termin, et äkki sa räägid sellest natukene? See on lühend sõnast live action roleplay, ehk siis selline, ta on nagu film ilma filmita, et sa lähed seiklusesse ja möllad seal ringi, umbes nagu improvisatsiooniteater, aga ilma vaatajateta. Et mängukorraldaja paneb alguses, siis ütleb kõigile, et selline maailm, kõik võtavad seal kostüümid, enam oma rollid, mängukorraldaja mõtleb mingi seikluse välja, tal on paar abilist ka, kes seal teevad, mängivad neid tegelasi, kes on olulised, aga keda mängijad ei mängi. Ja siis läheb lahti ja siis vaadatakse. See on selline lõbus. Sõltub, et kes tahab sellist filosoofilisemat, kes teeb lihtsalt mingi pidu, mingi reaalne, mingi tulevik, minevik. Üldiselt nagu raamatud, aga sa elad seal päriselt sees. See mängude maailm tundub, et on sulle väga tuttav ja nii me jõuamegi raamatuni, millest me siis täna ilmselt põhiliselt räägime, ehk Viivuranna online. Selle raamatu sa kirjutasid noorte raamatute sarja Viivuranna gümnaasium ja siin on ka virtuaalreaalsusel väga suur roll. Et minu 13 ja 11-aastane poeg lugesid ja nemad ütlesid, et kõigest saavad aru ja väga meeldis. Me enne arutasime sinuga, et kas neid tutvustavaid sõnu või selgitusi siin all on vaja. Mina olin väga tänulik nende eest, sest mina poleks muidu aru saanud, et millest jutt käib. Et kuidas sa selle raamatuni jõudsid ja äkki räägid sellest Viivuranna online'ist natuke nüüd?
noh, ma olen nüüd viimased aastad lugenud väga palju nüüd sellist žanri nagu literaari RPG ehk siis nagu arvutimängud, aga raamatus, kus, kui muidu vaadatakse tihtilugu nagu YouTube'ist, kuidas teised inimesed mängivad, siis on nagu raamatu vormis, et peategelane siis mingil hetkel satub kas siis virtuaalmängu sisse, et siis kas siis virtuaalülikonnas või no mingil muul viisil. Mõnikord tulevad ka, et tulnukad tulevad ja ütlevad, et nüüd muudame selle maailma füüsika reegleid niimoodi, et teil kõigil on statid, mida saate leveleid tõsta. Et noh, neil on väga palju erinevaid viise, kuidas seda mängumaailma elemente nagu siis sisse pannakse. Ja noh, siis tegelane seal teeb kõiki neid, mida ta tavaliselt nagu raamatutes ikka teeb, neid seiklusi, aga tal on siis lisamõõde on juures, et ta leveldab, tal on vaja paremaid kõrgemale levelile saada, et ta saaks oma seiklused ja eesmärgid ära täita. Et siis ta saab lisaomadusi, lisaoskusi ja see tundus nagu väga põnev. See on nüüd see žanr, mida ma nüüd ilukirjanduses olen suurem osa ajast lugenud ja mõtlesin, et on aeg nüüd ise ka kirjutada siis. Kas võib öelda, et Eestis on see esimene selle taoline või on ka eestlased varem kirjutanud taolisi raamatuid? Ütleme, et mõned jutud on, kus on nagu, noh, tegelased on ka mängus käinud, aga nad ei ole nagu, ütleme, et nad ei ole nagu selle žanri omad, sest nad ei vasta nagu sellel žanril on ka omad kindlad reeglid, nad ei vasta nagu täpselt neile reeglitele. Et siin on ikka see leveldamine on väga oluline, et see peab olema läbiv, põhiline ja inimesed on nagu teadlikult mängus sees, et noh, on kirjutatud mingeid jutte, kus siis peategelane istub arvuti taga ja teeb seal midagi, aga võib-olla lugeja saab alles siis teada, et ta seal mängus oli, kui nagu lugu läbi saab, et noh, see ei ole ka päris see, et nii lugeja kui peategelane peavad teadma, et nad on mängus. No selles raamatus nad ilmselgelt teavad, on ju, et see žanrite teema on sinu jaoks, ma saan aru, et väga selge. Kui me noortekirjanduse ühingus oleme ka püüdnud siin noortekirjandust jagada midagi, siis ma tean, et ulme, fantaasia, need on kõik teemad, kus pöördutakse sinu poole ja küsitakse, et kuule, räägi nüüd, kuidas täpselt käib ja mis kuhu läheb. Et milles sellised teadmised siis täpselt, et kus žanris midagi on ja kuidas käib kõik? Noh, see on ajapikku külge hakanud. Selles mõttes, et ma olen ulmet lugenud eluaeg ja kui suhtled ulmefännidega, siis ütleme, ulmežanri ja ulmefännid on selline rahvas, kellele on väga oluline kõik paika panna. Sest ulmežanr ise on väga lai, seal on nii õudus, seal on teadusulme ja seal on siis need fantaasiakirjandus ja et siis nagu on nagu ja mõnedele meeldib väga teadusulme, mõnedele väga fantaasia. Inimesed nad tahavad teada, mida nad loevad. Nad tahavad lugeda just seda, mida nad tahavad lugeda. Selleks oleks vaja nagu ära sildistada, et see on ikka see asi ja see on too asi. Et sa kogemata ei loe nagu halba ulmet või seda alamžanrit, mida sa tegelikult ei taha. Et kirjelduse järgi tundub nagu üks, hakkad lugema hoopis teine. Et see on üks asi, mis nagu aitab need alamžanrite sildikesed aitab, et nüüd ma tahaks lugeda Aurupunki kõvasti, et soovitage mul Aurupunki raamatuid. Et see on nagu väga lihtne öelda ja siis teistel on väga lihtne soovitada. Et kuna nad saavad aru, et mida sa tahad. Kui me sildistamisega edasi lähme, kui see sinu raamat ilmuma hakkas, siis äkki ulmegrupis mingis oli, kus keegi ütles mulle, et Maniakide tänav kirjutab noortekirjandust, seda ma tahan lugeda. Et ma saan aru, et noortekirjandusega sa väga pole varem tegelenud, et kuidas on üldse ulme noortekirjanduse seis Eestis praegu? Noh, ulmekirjanduse seis on üldse selline, et minu meelest võiks olla tublisti rohkem. Ja kuna see ulme noortekirjandus on selle üks osa, siis loomulikult võiks seda rohkem olla. Tulles sinna tagasi nüüd selle küsimuse algusosa juurde, siis tegelikult ma ise olen oma arust eluaeg kirjutatud noortekirjandust. Selles mõttes, et ma ise lugesin noorena täpselt selliseid raamatuid ja ma loen ka praegu tegelikult enamus ajast selliseid raamatuid. Et
et ma nagu ma ei tea, nii täpselt piiri ei tõmbaks, et kui peategelane ei ole noor, et siis siis ei ole noorteraamat. Noh, ma ei tea, mul on need peategelased vanemad ka, aga minu meelest on just see sisu, see seiklus, just ma kirjutan seikluslikke noorteraamatuid või ütleme raamatuid, siis see seiklus või see sisu annab selle, mis noortele meeldib, järelikult on noorteraamat. Eks ole, meeldib vanadele ka, aga keegi ei keela vanadel ju lugeda noortekirjandust ja noortel vanade kirjandust, et ma arvan, et ma seisan seal piiri peal, et oma nägemuses, et sobib nii ühele kui teisele. Kellele nagu selline minu stiil ei meeldi, selle ei meeldi niikuinii, ükskõik kas ta on vana või noor, eks ole. Kas noortekirjanduses ulme noortekirjanduses pole mingeid selliseid teemasid, mille puhul öeldakse, et näed, et siit maalt jookseb nüüd noorteraamat ja siit maalt enam ei ole noorteraamat. Ja ma tean, näiteks mina ühenda raamatu puhul, kus oli natuke seksuaalne tseen sees, siis mulle üks lapsevanem ütles, et see ei ole mingi noorteraamat, sellepärast, et siin on seksiga seotud teemad nagu. Et kas ulmekirjanduses on sellised nagu keelatud teemad? Kindlasti on selles mõttes, et alati leidub inimesi, kes tahavad midagi ära keelata, kellele midagi ei meeldi ja ulme fännide seas käivad nagu ulmesõjad käivad kogu aeg selle üle, et mis on hea ulme, mis on halb ulme ja et milline kirjanik võiks üldse nagu lõpetada kirjutamise ja et see on üsna tavaline selles mõttes, et see ei ole midagi erakordset, et seal Tartu ulmekirjutamise töötoas meie üks eesmärk kohe algusest peale oligi see, et harjutada kirjanikele paksu nahka, et kui öeldakse, et sa võiks üldse kirjutamise maha jätta või veel parem minna sauna taha ennast maha lasta, et siis sa lased selle nagu kõrvust mööda ja püüad kinni nagu selle osa, kus öeldakse, et kus teine ütleb näiteks, et vot ma oleks tahtnud nagu sellist asja, et see asi nagu jäi jutust puudu, et seda kuulab nagu kirjanik, et mis asi see oli, mis puudu jäi, et võib-olla on see nagu asjalik asi, et äkki ma saan siis mõnikord järgmisesse juttu sisse panna või seda arvestada. Et jah, ma arvan, kriitika on nagu eluterve nähe, aga nagu elus ikka see läheb ka mõnikord äärmustesse ära. Mina olen kuulnud ka väljendit, et oleks võinud mõned puud päästa nende raamatute arvelt näiteks, on ju. Või mitte mulle pole öeldud, aga et ma olen kuulnud, et mõne kirjaniku teose kohta on niiviisi öeldud, et kui paks nahk sul endal on, et millist kriitikat ja kui palju sa ise talud? Ma arvan, et ma tarun päris hästi selles mõttes, et eks ma algusest peale vitsa saanud. Et algaastatel see oli pigem lõbus, et kirjutasin mingi jutu ja siis vaatasin, kuidas mõned nagu need lugejad päris pöördesse läksid selle peale. Et kuna on olemas selline asi ulmekirjanduse baas, siis seal oli, tagasiside oli väga hea. Et kirjutasid nii need, kes meeldisid ja kirjutasid need, kelle ei meeldinud. Et minu arust oleks nagu igale autorile oleks väga hea selline pidev tagasiside. Et tänapäeval see baas enam nüüd, ta töötab, seal ikka inimesed avaldavad arvamusega, mitte nii palju kui siis nagu varemalt. Praegu meil on näiteks lugemise väljakutse gruppe, et kui palju sina seda hindad, et seal on mingi 8000 inimest umbes, et kas sina sealt saad tagasisidet või kui tähtsaks sa pead seda gruppi? Minu arust see on väga hea asi. Et see on umbes nagu tänapäevane vaste sellele ulmekirjanduse baasile. Kahjuks on ta selle erinevusega, et kui ulmekirjanduse baasi postitusi sa võid ka täna lugeda, siis seal Facebooki grupis need kaovad ära lihtsalt. Et sa loed ja 3 aasta pärast ega sa ei leia seda arvustust sealt enam üles. Et see on selle väga suur miinus. Et ma sellepärast nagu mulle meeldivad need vanad foorumid rohkem, sest neid võis alati nagu järgi lugeda. Ükskõik millal sa sinna sattusid, aga need nii-öelda sotsiaalmeedia vood, need nagu haihtuvad lihtsalt. Et ilmselt nad kuskil on. Et kui keegi nagu hirmsasti tahab kaevatada, kindlasti kuskilt mingi nipiga on need võimalik välja võtta, aga see ei ole, et kes seda ikka kaevata viitsib. Sa pead teadma ka, mis sa otsid, on, et kui sa ei tea, et see olemas on, et siis sa ei otsi niisama.
Ma näitan vahepeal ei saa. ühte sinu raamatut veel. Ma käisin oma lapse jälle raamaturiiulis enne, kui ma siia tulin. Ja siis see on Laevakaitsjad. Et ma saan aru, et seda raamatut loed sa ka noorte raamatuks. Ja, ma loen kõiki oma raamatud noorte raamatuks. Aga... tahad sa sellest natukene veel rääkida? Väga hea raamat. Ma soovitan väga. Et see on üks... Selles raamatus on võib-olla, mis eraldi veel välja tuua, on kaks asja. Et üks on see, kus räägiti, et ega Eesti ulmekirjanduses nagu ei satu tegevus väga palju kaugemale nagu planeedisüsteemist maa või tähesüsteemist. Et maa, kõik need siin maast väga harva satub väljapoole ja kui veel sellest teise kuskil võõrasse tähesüsteemi, et see on veel harvem. No ma mõtlesin siis, et ma siis viin tegevuse kaugemale. Viisin kohe kõige kaugemale see Pluto peale enamuse tegevusest. Et maale selles raamatus nagu üldse ei satuta. Ma isegi ei mäleta, kas seda üldse mainitakse väga. Ja tegelikult see on, enne kui ma selle raamatu kirjutasin, ma kirjutasin ühe teise käsikirja, mis põhimõtteliselt oleks nagu selle raamatu teine osa. Aga ma vaatasin, et tegelikult see eellugu on ka päris põnev, et ma kirjutan selle ka romaanina ära, et see on siis nagu selle avaldamata romaani eellugu. Et võib-olla ma kunagi avaldan selle teise ka ära, kui ma nüüd saan aega selle rahulikult üle käia. Sa arvad, algul oli sul plaan 3 raamatut sellest üldse kirjutada? Oli nii? No jah, kui ma nüüd selle ükskord nii kaugele jõuan, siis ilmselt tuleb 3, sest mul on ka see 3. osa pooleldi on märkmetena juba üles tähendatud. Ja teine punkt, mis selles raamatus on lisaks sellele, et viiks maast kaugemale tegevuse, on eestlased kosmoses, mis on mulle ka väga südamelähedane teema. Et siin ma lähenesin asjale siis võib-olla erinevalt saladuslikult sarjast sellega, et ma vist ei ole kasutanud nagu sõna eestlane ega ka rootslane ega midagi muud, aga ma üritan nagu nimedega vihjata, et mis on nende tegelaste nagu kaugemad juured, et millisest rahvast nad tõenäoliselt pärit on, et võiks nagu nimede järgi järeldada, et peategelane on eestlane. Ma küsin nüüd raamatute kohta veel sellist asja, et mida sina arvad tüdrukute ja poiste raamatuteks liigitamisest? See sama Viivuranna sari näiteks, et me võime öelda, et see esimene raamat on suht selline suhete ja sellised teemad, et võiks nagu tüdrukutel rohkem peale minna ja see nagu on rohkem siis poiste raamat või mida sina arvad sellisest sildistamisest? Ma arvan, et kindlasti saab sildistada, et on sellised raamatud, mis on ikka rohkem tüdrukutele, mida poisid tõenäoliselt ei loe. Vähemalt mitte väga hea meelega, kui neid ei sunnita. Ja on sellised raamatud, mida tüdrukud ei taha lugeda, aga kindlasti on ka võib-olla palju suurem see point võiks olla tegelikult. Ta võib-olla praegu ei ole, kuidagi balansist on väljas. Et see, mida loevad nagu mõlemad, et pole paha kummalegi. Aga ma arvan siiski, et on erinevused ikkagi, et nendes raamatutes. Et poiste raamatutes ei ole seda suhtevärki nii palju vaja. Sest ütleme, et kui nüüd võtad nagu noorte romaanid, et siis nagu eriti selles eas, see ei ole nagu nii põletav teema kui tüdrukutele, mulle tundub. Ma nüüd vaatan. Ja samas on tüdrukud, kes loevad väga hea meelega nagu selliseid suhteliselt suhtevabasid seiklusromaane ka. Et seal ei ole kõik nagu mingit räiget piiri, aga kindlasti on erinevused nagu grupiti olemas. Et ma arvan, igasse sellesse segmenti tuleks kirjutada. Nii puhtalt poiste omasi, kui mõlemale sobivaid ja puhtalt tüdruku omasi, et siis saab igaüks leiab oma. Et inimestele meeldib lugeda, kui nad saavad lugeda seda, mis neile meeldib. Ja see on see, et võiks kirjutada, aga nüüd küsimus on, et kas ja kes oskab kirjutada enne niiviisi? Jah, sellepärast ongi, et julgustada, et kõik, kes tahavad kirjutada, kirjutage, proovige. Küll tuleb. Ja kui ei tule, ei juhtu ju ka midagi. Aga kui tuleb, siis seda parem.
Me hakkame nüüd vaikselt lõpetama ja selleks ma palun, et anna enda raamatu soovitusi, et mida sina just noortele soovitad lugeda, et kas nii Eestis kui välismaalt? Noh, mul on kaks väga head soovitust. Eesti autorid. Üks on pigem poistele. Teine võib öelda, et pigem tüdrukutele. Mina loen mõlemad väga hea meelega. Et need on kaks minu lemmikautorit ja siis ja minu meelest võivad mõlemad lugeda mõlemat. Et nad on täpselt selline, et võib-olla üks on veidi rohkem poiste poole kaldu, teine on võib-olla veidi rohkem tüdrukute suunas kaldu, aga tegelikult ma lugesin mõlemat ise päris hea meelega. Et minu soovitus. Väga hea, aitäh! Ja nüüd täitsa lõpuks, mis on see, mille kallal sa ise praegu töötad, et millist Maniakide tänava raamatut me järgmisena lugeda saame? Milline nüüd, et see, mida järgmisena lugeda saab, see on mul juba valmis. Nii? See on muinas Eesti fantasy. Et jah, ma arvan, see ütleb nagu sisu kohta enam-vähem kõik ära. Et tegevus toimub muinas ajal. Eestis seal on igasugused maagiad, kolle ja minule omaselt siis muidugi actionit kõvasti. Ja kui valmis see valmis on, et kas ta on nüüd juba poelettidel või trükikojas või kus? Ta on küljendamise taga. Kuna ma proovin seda ise küljendada, siis, aga ma ei ole seda kunagi nagu varem teinud, siis võtab veidi aega, aga ta kohe-kohe tuleb. Nii et enne suvevaheaega saavad kõik selle juba kätte? Ei usu. Selge. Ma loodan, aga ei usu. Ja see on nagu ka siis noorteraamat või kuidas sa seda, kuhu sa liigitad selle? No ja, kõik minu raamatud on noorteraamatud. See on võib-olla, jah, see on ka võib-olla selline kergelt ikkagi nagu seiklushimulikke tüdrukutele ja poistele. Ja mis see raamatu pealkiri on? Muinas kuningas. Väga vahva. Selge, aga selle suurepärase uudisega, et varsti on ilmumas uus siis ulme noorteraamat, varsti, enne suve, midagi suvel, Maniakide tänavat, sellega siis täna lõpetame, et suur-suur tänu, et sa olid nõus oma tegemistest rääkima ja ootame ikka su järgmisi raamatuid.